Tervist! Väljendi oomega-3 all peetakse tavaliselt silmas oomega-3 polüküllastumata rasvhappeid, mida keha ise piisavas koguses ei tooda ja mida saadakse toidust või kapslitest või õlidest, ehk siis toidulisanditest. Oomega-3 pärinegu see siis toidust või toidulisanditest. Peamised toimeained on eikosampetaeenhape ehk EPA ja dokosaheksaeenhape ehk DHA. Taimset päritolu oomega-3 toidulisandites on EPA ja DHA asemel toimeaineks alfa-linoleenhape ehk ALA. Ja taimsete oomega-3 preparaatide teemal ma peatun selles videos täpselt nii palju, et ma ütlen, et kui sul juhtumisi selliseid on, siis sa võid nad tegelikult suht rahuliku südamega prügikasti visata. Alfa-linoleenhappega tooted on lihtsalt minu hinnangul pettus, mida müüakse sulle väites, et see ühend muutub inimese organismis EPA-ks ja DHA-ks, mis ei ole sisuliselt päris vale, aga see kogus, mis selliselt muutub, on tohutult väike ja kui su toidus on lisaks suuremas koguses oomega-6 rasvhappeid, nagu tänapäeval tihti on, siis on see protsess veel väiksem ja sisuliselt suht olematu. Kui sa tahad, et su oomega-3 toidulisand oleks tervisele kasulik, siis sa pead valima sellise toidulisandi, mis on vähemalt veetikatest, aga veel parem kui on kaladest või grillist. EPA ja DHA mõjutavad sinu organismi positiivselt pisut erinevalt. EPA on peamiselt oluline põletikuliste protsesside allasurumiseks, mõjub positiivselt südame-veresoonkonna tervisele ja aitab masenduse vastu. Samas kui DHA on aju rakumembraanide väga oluline koostisosa, aga lisaks aju tegevusele on see oluline ka nägemise jaoks ja muutub eriti tähtsaks raseduse ajal. Meil on väga selge ja teaduspõhine arusaam selle kohta, et oomega-3 toidulisandid vähendavad südame-veresoonkonna tervisega seotud riske. Ja teadmine põhineb nii epidemioloogilistel analüüsidel kui ka juhuvalimil põhinevatel teadusuuringutel. Ja nii oomega-3 toidulisandit tarvitades kui ka juhul, kui sa tarvitad oomega-3 rikast toitu, näiteks sööd iga päev kala. Lisaks on meil võimalik erinevatele uuringutele tuginedes väita, et oomega-3 parandab silmade tervist, aitab hoida kontrolli all kehakaalu, on positiivse toimega liigestele, kaitseb maksa, tugevdab immuunsüsteemi ja toetab seedimist. Pikaajaline organismi väga madal oomega-3 tase on tegelikult su tervise ja su eluea prognoosi osas äärmiselt halb uudis ja see on samas mõõdus marker kui see, kui sa igapäevaselt tõmbad pakisuitsu. Mida vanemaks ma saan, seda enam ma pean tegelikult oluliseks seda, kas ja mil määral mingi kindel toit, tegevus või toidulisand parandab mu vaimset võimekust ja alandab vaimse tervise riske, näiteks vähendab tõenäosust, et mul tekib elu kõrgemas vanuses Alzheimeri tõbi või mõni muu dementsusvorm. Selle seosega seoses on aga märgata huvitavat paradoksi. Ühest küljest näitavad teadusuuringud selgelt, et kui sa sööd suures koguses oomega-3 rasvhappeid sisaldavat toitu, siis nagu rääkisime kala, parandab see su vaimset võimekust ja vähendab dementsuse, sealhulgas ka Alzheimeri tõve riski. Aga kui kontrollitud heal tasemel juhuvalimil põhinevate uuringute käigus on antud inimestele oomega-3 toidulisandeid, selliseid nagu sa saad osta suvalisest toidupoest või apteegist, siis on see mõju kas tõlgendatavalt väike või tegelikult üldse olematu. Nagu ma varem mainisin, on ennekõike oomega-3 toidulisandis leiduv DHA ehk dokosaheksaeenhape oluline närvisüsteemi ja sealhulgas ka ajurakkude normaalseks funktsioneerimiseks, misläbi see tõstab tarvitaja vaimset võimekust ja vähendab dementsusriski. Ent oluline on, et DHA ka üldse ajusse jõuaks. Ja just see näib olevat mainitud paradoksi peamine põhjus. Kui sa sööd kala, siis on sealsed EPA ja DHA tavaliselt kas koos triatsüülglütseroolide või koos fosfolipiididega. Aga toidulisandites ja enamikes sellistes, mida on kasutatud ka vastavates teadusuuringutes, on EPA ja DHA tavaliselt etüülestrite vormis või siis karboksüülhappena. Ehk siis lihtsamalt öeldes on
kasulikud molekulid pakendatud täiesti erinevalt ja see mõjutab hästi suures osas seda, kas üldse ja millises mahus sinu poolt tarbitud DHA su ajusse jõuab. Ma räägin sulle nüüd ühest teadustööst, mis on küll läbi viidud hiirtel, aga kahjuks meil ei ole veel esialgu sarnast inimestel läbi viidud pikaajalist ja põhjalikku uuringut kusagilt võtta, aga küll on meil põhjust eeldada, et selles uuringus tehtud avastused saab olulises mahus inimestele üle kanda. Ja see teadusuuring annab meile ka üsna selge vastuse selle kohta, millist tüüpi omega-3 toidulisandid peaksime me kasutama, et saada samaväärset kasu meie ajule, kui me saaksime, kui me sööksime 4-5 korda nädalas kala, mis on enamike inimeste jaoks suhteliselt raskesti saavutatav eesmärk. Teadustöö on siin ja selle raames anti hiirtele toiduga kas lihtsalt puhas DHA-d või siis fosfolipiidiga seotud DHA-d. Ja täpsemalt oli siis tegemist, ja ma ütlen seda ainult ühe korra ja ainult suurest austusest sinu vastu, oli tegemist lüsofosfaat-ditüülkoliiniga. Ja edaspidi me nimetame seda ühendit minu vaimse tervise huvides lihtsalt lüso-DHA-ks. Kui näriliste aju hiljem uuriti, siis selgus, et lüso-DHA-d ehk siis DHA fosfolipiidset vormi saanud hiirte ajudes tõusis DHA tase keskmiselt enam kui 2 korda. Ehk siis see jõudis täpselt sinna, kuhu sooviti, aga puhas DHA tarvitanud hiirte ajus ei tõusnud tegelikult DHA tase absoluutselt üldse. Veelgi ägedam oli see, et kui hiirtele korraldati erinevaid taibukuse teste, siis lahendasid lüso-DHA-d saanud hiired need keskmiselt 5 korda kiiremini. Ehk siis ajusse lisandunud DHA muutis nad oluliselt taibukamaks. Üheks viisiks, kuidas kõnealusel viisil ajusse saadetav lisa DHA võib targemaks ja vaimsemalt võimekamaks muuta, on see, et lüso-DHA tõstis vastupidiselt vabale DHA-le ajus oluliselt ajust pärineva neurotroofse faktori ehk BDNF-i taset ja BDNF, millest ma olen oma varasemates videotes ka rääkinud, on teadupärast selle näol tegemist valgulise signaalmolekuliga, mis toetab neuronite kasvu ja ellujäämist ja ka plastilisust, mis toob kaasa parema õppimisvõime ja mälu. Seega, teades, et protsessid ja rajad, mis võimaldasid lüso-DHA-l olla vabast DHA-st ajutervise osas suurusjärgu võrra efektiivsemad, on samad nii hiirtel kui inimestel. Tahaksime me, kui me nüüd sinuga mõlemad peame ajutervist tähtsaks, mida me ilmselt peame, tarvitada toidulisandina sellist omega-3, mis tõstab meie aju DHA taset ja muudab meid targemaks ja hoiab eemal halvad ajuhaigused. Ma ei hakka pikalt venitama, aga ütlen kohe ära, et kõige suurema fosfolipiidse sisaldusega on grillist valmistatud omega-3 toidulisandid. Grill on selline pisikene kreveti meenutav koorikloom, kes elab avameres ja kuulub planktonite hulka ja kes väga meeldib vaaladele. Lisaks sellele, et grilliõlis on palju fosfolipiide, mis aitavad DHA-d aju toimetada, nagu me just nägime, on selles ka väga suur kogus väga paljude positiivsete tervisemõjudega antioksüdanti nimega astaxantiin, mis annabki grilliõlile sellise iseloomuliku punaka tooni ja millel on tugev antioksüdatiivne ja põletikuvastane toime ja mis teeb head su silmadele, nahale ja võib aidata pärast rasket treeningut või võistlust kiiremini taastuda ja võib parandada verelipiidide profiili. Loomulikult annab grilliõli samuti hea tulemusega südame-veresoonkonna haiguste ennetamisel, aga siis peaks silmas pidama, et kuigi eriti väikese rasvasisaldusega toidus imendub DHA ja EPA grilliõlist paremini, on nende mainitud kogused tavaliselt sellistes toidulisandites pisut väiksemad, mida peab arvestama, kui sul on mingi kindel doos, mis sa tahad tarvitada, mis on täpselt paigas ja mida ei tohi muuta või sa ei taha muuta. Aga kokkuvõtteks, kui sa järgmine kord apteegist omega-3 ostad või veebist omega-3 tellid, siis ikkagi eelista grilliõliga omega-3. Ja ära unusta ka, et väga tugev positiivne mõju vaimsele tervisele ja võimekusele on ka regulaarsel lihastreeningul.